Nii, võtan siit rekordi ka ilusti. Käime kiirelt dollari üle enne 5 mintsa veel aega Stocks Exchange'i avanemiseni. Dollar jõuab nüüd vaikselt vastu seda weekly balance fill'i. Totaalselt bearish, et eks ole näha, mis ta siis alas teeb, kuigi minu jaoks ikkagi see on nagu liquidity zone. Ja mis järgneb sellele on kõik, see on nii palju põhjuseid, miks see turg peaks allapoole tulema. Ja kui veel nagu sügava minna, siis olgem ausad, see on kõik teeb major liquidity zone. Aga sinna on veel kõvasti aega. Monthly peal näeb ka väga nagu kaunis välja, et kogu see ala ilusti võiks täituda. Kui me võtame nüüd vastu Eurosti, siis on täpselt sama, mis juhtus siin ja mis ootab teda ees veel siinpool. Et we shall see. Eurostil on nagu veel veidikene rohkem ruumi poolest tulla kui dollaril, et dollar sisuliselt juba puudutab seda weekly balance fill'i peaaegu, Eurostil veidikene justkui rohkem minna veel, aga see on nii vähe. Et nende puhul jällegi kongrats nendele, kes on sees, siin ei olegi mitte midagi muud teha hetkel. Võime droppida madalama timeframe'i. Isiklikult hommikul püüdsin osta siit väga väikse stop lossiga, 7 pippi stop lossiga ja õrnalt käis klappis mind ikkagi välja selle sama wikiga. Aga ei ole hullu, vaatasin lihtsalt seda ala struktuuri põhiselt juba, et kuidas ta ennast ehitas, siis lootsin, et siin kui imbalance fill ja siin oli 15 minuti peal või vabandust, äkki oli 5 minuti peal. Ja, siuke ilus institutional candle, aga tuli 4-5 pippi alla poole minu lossi ja läks pärast seda minema. Et ma rohkem teda pärast seda ei näppinud ka. Nüüd on lihtsalt põhimõtteliselt Eurosti ka, et selles mõttes oodata, kuni ta hakkab retrace'ima, siis mina vaataks esimesena seda tsooni. Aga keskendun rohkem stoksidele. Võtan siit üldse niimoodi, et korra kellest on olnud. Tänane päev prindime bullish candle'it. Käisime eilse päeva nii-öelda treidimispäeva alguses ära. Ehk siis see võis olla ka break-even'i hunt nii-öelda nendele, kes said eile nii-öelda päeva avanemise kohast kuskilt peale. Ja nüüd jätkame bullish candle'i printimist. 4 tunni peal oleme tugevalt bullish, vaadates juba, kuidas see eelnev 4 tunni candle pea 20 minutit tagasi sulgus, siis olen rohkem veendunud, et stoksid lähevad üles poole. Teen ühe asja siin praegu ära. Nii. Meil on täitsa veel mängus Asian Hide. Siin on ilus double top. Vabandust, mul on märgitud juba. Ilus double top on meil siin, et nüüd vaataks väiksemaid timeframe ja kindlasti pakub mulle huvi see candle. Et openi alguses tahakski näha, et kuna me juba nii-öelda lõunapaiku käisime, võtsime Asian liquidity load välja, täitsime ära selle imbalance siin ja bounce'isime ilusti viimast institutional candle'ist. Siin on kindlasti 5 või minuti peal natuke parem setup. Okei, ma vaatan selle üle siis juba. Ilus 5 minuti oma on siin. Ilus institutional candle. Ja kas 1 minutiga venitame siin ära. Samamoodi jah. Ühesõnaga jällegi väga ilus loogiline koht, kus turg bounce'is. Pärast seda rallisime üles 155 pointsi. Nüüd tahakski näha, et turg tuleks tagasi siia alla, et me võime visata peale ka London Session Open. See on jällegi see, et ostame bullish turgu madalamal turu avanemisest. Et samamoodi, kui meil Stock Exchange algab nüüd peatselt kusagil siin, siis tahaks näha spike'i alla
täites seda imbalance'it, vaadates, kuidas price action esiteks siin mängib, aga rohkem huvitab mind see alumine ala. Et vaadates siin vahel on ka pisikene imbalance. 15 minuti peal näeb hea välja. Meil on siin equal load. Ja pisike imbalance vahel. Et kindlasti stockside puhul midagi sellist. Vaatame SPX-i. SPX-il prindin praegu bearish candle'it daily peal. NAS-il ka bullish ehk siis SPX-i ja US 30 NAS-i vahel on väike nii-öelda divergence. Aga samamoodi bullish struktuur ikkagi. Me oleme teinud higher high, higher low ja viimane 4 tundi jällegi close'is väga bullish. Tunni peal samamoodi me oleme suutnud breikida läbi nende high'de. Ja siin üleval on tegelikult, selle ära, on ilus siuke liquidity ala, et seda ma päris arvestaks nagu stop run'ina, et see on siuke üks point põhimõtteliselt, et mõned mängijad kindlasti siin võidi mängust välja lüüa selle pisikese liigutuse, kui nende stop loss oli täpselt siin wickid üleval, aga noh, ütleme niimoodi, et spreedi arvestades juba, siis mina oleks juba meidikele rohkem pannud. Isiklikult. Samamoodi bouncime siit viimasest 1 tunni institutional candle'ist. Ja 15 minuti peal samamoodi väga ilus loogiline setup. Asian liquidity välja. Turg kohe pärast seda rallis ülesse. Praegu ka kindlasti näeb see väga hea 15 minuti peal välja kui liquidity ala. Ja täpselt samasugune setup ideeliselt. Esiteks vaataks seda imbalance ala ja teiseks institutional candle'it. Et kas see nagu on nüüd siuke setup, mida ma ise nagu torgiksin suure tõenäosusega, ma pigem ei näpi seda, sest me oleme ikkagi daily peal juba küllaltki palju rallinud, et ma tahaks tegelikult seda stockside turgu mingi aega allapoole näha, premium ala on eriti siin daily peal, et osta see turgu uuesti ülesse. Et minu jaoks see nagu nii-öelda extension wave on juba küllaltki kõrgel, kui siis ainult ongi, et nii-öelda kiirelt sisse, kiirelt välja. Ja sellega nagu asi piirduks, et siin pikalt holdi mina ei tahaks hakata, aga ma pigem olen sellel arvamusel, et ma ei treidi, kui ma ei näe just turgu nagu siia alasse ja mingit väga ilusat price action'it, siis võib olla just, et oleks see 78, 88 FIBO extension vähemalt. NAS on küllaltki konsolideeriv olnud võrreldes teistega. Kuidagi täitsa nagu toppama jäänud siin. Ja meil on nii Asian low kui ka Asian high tegelikult veel mängus, et NAS-i peal ei ole nagu siukest nii ilusat setupi, kui siis nende teiste peal. Koht, mida vaataks muidugi on see institutional candle tunni peal. Kui visata 5 peale, siis kindlasti on see mingi siuke imbalance ala, jah. Et jällegi väga premium oleks, kui näeks see turgu siin. Võttes välja siis Asian load, tuules täites seda imbalance'it, aga see teekond alla on niuke, meil peab päris korralikud momentumid tulema stock exchange ajal, et selle openingu ajal, et ta siia jõuaks. Aga kõik on võimalik, selles mõttes meil on NFP nädal ka. Ja täna on all day on veel OPEC-i miitingud ka, mis küll stockse üldjuhul nii tugevalt ei mõjuta, kui näiteks NFP, aga kindlasti oili kui sellist, aga oili juurde võib-olla tuleme pärast poole. Nii palju küsiks, et kas kellelgi on mingiseid analüüse endal, mida chati lisata, saab üle vaadata. Muus osas ma põhimõtteliselt nii-öelda ootaksin enam 5 minutit, võib-olla vaataks mingit teisi paare natukene, kuni see open käib.
et kellel iganes on mingi analüüs, siis visake chati, väga äge oleks üle vaadata.
No nii. Keegi muidu mõne Stoksi paaride treidis ka sees. Ei, veel ei ole. Ma vaatan kell 30 ja ma ootan sealt korralikku troppi. Kohe vaatan seda kerri. Ma vaatasin daily peal. Jah, Us surub ülesse meil. SPX samamoodi just kui liquidity run. Kerge fake out nagu ikka. Ja mul nagu on hästi südamelähedane see esimeste minutite fake out ja siis turg liigutatakse teisele poole. NAS on ikka nii tugevas consolidationis. Piinlik lausa. Bussil võib ka vaadata seda candle'it. See on see, mis võttis liquidity välja, bounce'is eelnevast institutional candle'ist. Kõik prindivad bullish küünled praegu. Päris tugev reaktsioon. Ikka väga tugev reaktsioon. Näitsime siia ka liquidity bottomi. Samamoodi on siin liquidity bottom. See vist on küll õige, on ju. Vaatan, proovin taksi. Näeb õige välja küll, jah? Same on need, jah. Daily peal tal on päris palju ruumi ikka alla tulla selles mõttes. Aga eilne on bearish, tänane on bearish, et selles mõttes ilmselt me näeme veel mingil määral allapoole liikumist.
aga ta oleks võinud tulla ülespoole, ta oleks võinud body'ga kas selle cap'i juba ära teita ja selle imbalance, mis jäi. Üks variant on veel, et ta tuleb väga kiiresti üles, täidab selle ära ja siis tuleb alla. Jaa. Aga päris nagu siuke choppy price action on. Hästi tasakaalus ka selles mõttes. Siin on praegu liquidity run. Ilus liquidity bottom oli, tulime wikiga läbi. Küll struktuuriliselt oleme bearish. Aga ja kuidagi imelik on see graafik. Ma ei treidi ka teda, ma ei oska nagu väga palju tema kohta kommenteerida. Kui seda, et võiks näha küll seda liquidityt välja sööduna ja seda imbalance'it, mis siin on tee peal täita, aga ta nägi jah, suurem daily peal, ta näeb hea välja. On kuidagi hästi loetav see nagu graafik. Muidu on see küllaki choppy. No ma hoian silma peal. Jah, see eelnev 5 minuti candle ei ole nagu nii convincing. Küll sulgus läbi selle struktuuri. Rohkem tahaks näha, mida see 15 minuti candle teeb, et kas ta suudab täielikult ära engulfida selle küünla siis ja sulguda ka struktuurist ülalpool. Või me näeme rohkem siin bearish jõudu ja liigume allapoole ja siis see olekski justkui fake out. Umbes midagi sellist, mida SPX praegu teeb. NAS ja US praegu veidikil suruvad. Aga siin on nagu nii obvious liquidity bottom, et ma ei tea, beats me, kui siit läbi tulen. Aga kes näiteks SPX-il vaatas seda kohta, kus juures näeb väga välja, arvestades sellega, et meil US 30 oli, US 30 just kui treidis juba eelnevalt siin kõrgustes, rääkis siis sellest alast. Siis oleks just väga ilus treid olnud, aga USA peal on küll nagu keeruline. Esiteks ta tuli üle nende high'de juba, mis oli ikka equal. Ja me pole päris jõudnud ka siia 30 minuti candle'isse, mille ma ära märkisin. Aga mida aega edasi, seda rohkem bullishimaks ja tagasi ikkagi läheb. Et väga sükse veidra koha pealt bounces, et isegi vaadates 1 minutit, siis oleks ikkagi jälginud seda ala, kus on imbalance vahel, kus on equal load. Aga jah, lihtsalt openi ajal turg avanes, tegelikult lihtsalt võtsime ülesse. Praegusel momendil võib see olla samamoodi break-evenite hunt, mida juhtub ka tihti, et inimesed, kes siit ülevalt näiteks sell limititega sisse said, tuuakse turg üles täpselt samasse kohta ja natukene rohkem. Läksid välja, potentsiaalselt võib liikuda ka allapoole. Aga seda näitab aeg, kas ta siit tahab üldse alla tulla või taha. Küllaltki väike liikumine Stock Exchange'i nagu alguse kohta kõigest 60 pippi, et üldjuhul eelnevatel päevadel on siin vähemalt nagu 100 pippi ja points on ta vähemalt liikunud. SPX näeb veidikal parem välja minu arust. Aga ikkagi küllaki choppy price action'it ei ole sükest ühtlevat tugevat liikumist ühes suunas. Ja NAS tegi ka ilusa liquidity hundi, et stop hundi.
ega selles mõttes siin on kaks varianti. Kas see turg tuleb ülespoole, sulg bullish ja me saame re-entry selle imbalance'i või selle candle'i pealt, jätkame teekond ülespoole. Või turg alla, close ib läbi selle liquidity, mis on nii-öelda shifti momentum ja siis otsides igasugust retracement'i üles tagasi. Oleks see potentsiaalne, kuidas seda turgu allapoole näha näiteks selle imbalance'i järgi. Suuremate timeframe'ide peal, ka siia näiteks NASil. Aga no oleme ausad, see price action on olnud ikkagi täna väga-väga chopina. Aga eile. Meeletud liigumise ükses mõnesaja pointsides range'is. Jah, uus 30 ikka ultra bullish praegu. Lähedselt sulgub kohe 15 minutit candle. Vaatame edasi, mis ta teeb, aga uus ilmselt vaevalt siin 3 minutiga nüüd tugevalt alla lendab. Kui ta ikkagi säilitab seda bullish jõudu, siis jääb nii. Antud hetkel ma nagu kutsutun need terasid. Vaataks isegi 29, 920. Tõus on 50 sisuliselt. Oleks ilus järgmine bounce'i koht ülesse, aga siin stop lossi paigutamine on kahte moodi võib seda teha. Kuidas mina näeksin, et kas nende vikida alla või natuke see allapoole struktuuri, et kuna siin on nii-öelda väikselt timeframe'id oli sellised equal low täitsa. Ta võib sellest natuke läbi tulla, võib ka niist rahulikult allapoole tulla, et kuidas ise keegi siin mugavalt tunneb võiks paigutada. Aga ma usun, et see minna üle 25 pointsi siin ei riski. Nastab kuidagi oma asja, aga SPX just asendavad kuulda rahulikult. No, on veel võimalus. Mitte kui sellega. Kui midagi üldse jäskist buy tehinguid, väikse timeframe ma vaataks esimesena seda, aga minnes suurtematele, siis ikkagi tunni aja peal jääb see kast selliseks. Otsides siis siin alas, kui ta peaks alla tulema, otsides mingisugust reconstruction'it väiksemate timeframe'idel ja siis liitud temaga ülespoole. Targetiteks ikkagi uus higher high ehk siis ka all time high bussi peal. Samamoodi SPX niikuinii treidib oma all time high'is põhjust. Viiedes minsa candle sulgus ja selles mõttes, et minu jaoks on täitsa nagu bullish. Ei ole nagu mingit pikemat juttu, et sellida väga keeruline. Eriti arvestades ka seda viimast 4 tunni candle'it, mis sulgus läbi struktuuri.
Nassiga pullist, aga sulgu struktuurist allpool, et me võime näha siin kerget divergence'it sees teiste indeksitega. Nass võib tulla nüüd treididega oma nende nii equal Asian load järgi. Aga jah, muus osas ei olegi väga midagi olla, meil tegi kukkumist. Kuld tegi väga ilusti seda, mida ma vaatasin. Me oleme nüüd selles alas. Seda ja see sell toimis ka täiesti hästi. Ilusti puudutas institutional candle'it, me kukkusime 150 pippi sisuliselt viimaste selle kõne ajaga, me kukkusime 150 pippi alla. Et ma ei tea, kui keegi seda märkas. Et ma selle peale märkisin, ma ise seda võtnud. See käis kenasti ära. Ja nüüd meil on veel pisikene imbalance ala, kus me treidime, et oleme ka peaaegu ära täitnud. 15 minuti institutional candle on siin, liquidity on meil üleval, et kui ma näen siin vähemalt 5 minsa peal mingit sihukest bullish jõudu, siis täitsa soliidne koht, kust osta. Arvestades ka seda, et kui tugev on näiteks kuld silver vastu ja kui pikk teekond meil on high time frame'idele üles minna, siis kullal ma olen bullish. Ja hõbe samamoodi näitab bullish jõudu. Näeb veits inetum välja lihtsalt selles mõttes, kui kuld, ütleme niimoodi, graafiliselt, tehnilise analüüsi poolest. Nende vahel on ka kerge divergence just kui. Aga see kuld mulle küll täitsa meeldib juba, jah. Nüüd me oleme ilusti Asian load oleme välja võtnud ja ka Londoni sessioni, mis me oleme kõik treidinud selles range'is. See on ka väljas. Struktuuriliselt me oleme higher time frame'idel bullish. Ja selles mõttes on sellega nice. Ma usun, et selle ma isegi paneksin trade ruumi. Võib vaadata, ka extensionina whole level ilmselt tuleb ka ilusti selle 1850 juurde. Isegi natuke üle. Teeme niimoodi, et kus mul see on. Üks, kaks.